Tere Pärnu, tere, siin on Tempel, siin on valimiskool ja meil on taaskord rõõm võõrustada sedakorda siis üksust nimega Reformierakond. Kindlasti siin sellel valimistel kõik vaatavad luubiga, kuidas teil läheb. Aga meil on hea meel, et olete siia täna tulnud. Valimiskool on selline tore podcast, kus on Urmas Lass, kes on Pärnaks valib volikogu grupi moderaator, looja ja kirglik poliitikajälgija. Nii on palju kiidu ja, siis mina Heiko Leesment, politoloog, uuringi, kuidas riigivalitsemine käib natukene ja olen kirglik pärnakas. Ja siis meil on valija, kes on selle saate kese ja tänaseks saateks on ta olude sunniga isegi sattunudki täpselt keskele. Ja temal on kasutada lisaks sellele oma kuuldule ja tajutule ka üks trumm, millega saab kutsuda poliitikud korrale. Ehk siis, et kui läheb asi lappama, siis meie indikaatorpaber, meie test valija, kelle peal te saate oma sõnumeid, ühesõnaga, kui teemal hakkad silma pöörlema, siis järelikult on midagi valesti läinud. Meil on tohutult hea meel, Reformierakond on saates ja alustame sellega, et öelge, kes te olete ja kust te tulete? Tervist, mina olen Meeli, Pärna, põhiline pärnakas. No kodust tulin praegu siit 500 meetrit umbes. Ja mul tekkis üks küsimus, et kui see lugupeetud valija ühtegi korda see trummi põmmuta, kas siis saab mingi eripreemia ka? Me ei ole andnud, seda on juhtunud, aga küll teda prõmmutatakse, ärge muretsege. Üldiselt siin ikkagi poliitikutel tuleb ikka vahepeal läheb segaseks. Karta on. Nii, aga mina olen Randelens, ringiga Pärnus tagasi. Siit kõik kunagi alguse sai ja nüüd siis otsapidi tagasi. Aga praegu tulin Vana-Pärnust. Kuna on ilus ilm, siis rolleriga. Väga tore. Ma pean tegema ühe remargi ka või ütleme täpsustuse, et ma ei ole ühegi erakonna liige, aga ma kandideerin. Jah, et mina ei kandideeri, Siim ei kandideeri, me oleme täiesti nagu, ei saa öelda apoliitilised, sest poliitika meid huvitab. Aga järgnev voor on meil selline 2 minutit rammusad kiidukõnet iseendale, niimoodi, et keegi vahele ei sega. Me paneme stopperi käima, Urvasel on stopper olemas, me mõõdame aega ja me tõesti anname teile 2 sekundit, või 2 minutit, ilma sekundeid kärpimata, nii et nautige, ma saan aru, et olete ju kopsutamata juba õhku täis, nii et tähelepanu, valmis olla, enda kiidukõne, alga! No, mina olen eluaeg elanud Pärnus, haridus, kultuur, noored, see on olnud minu tööks, minu hobiks, minu elu sihiks, sest iga laps väärib endale korralikku haridust, huviharidust ja olla õnnelik ja rõõmus. Mis ma enda kohta veel oskan öelda? Ei oskagi midagi öelda. Kiitma peaks keegi teine. Aga jah, kui on pea külm ja süda soe, siis iseenesest peaksid asjad õiget rada mööda minema. Ja miks ma võiksin olla oluline pildil, et äkki siis järgmised 4 aastat volikogust kaob see šovinistlike homofoobide stand-up show, mida me viimasel istungil nägime. Ma arvan, et aitab küll. Nii, 59 sekundit, kolleeg saab nüüd järje üle võtta, minut on ainult ja veel. Nii et. 2 peal kokku oli 2 on ka tuld. Selge. Minu tugevuseks ma arvaks see, et ma tulen väljaspoolt, mis tähendab seda, et ma olen prii kõikidest taakadest, mis kaasas käivad. Ei ole ma kellelegi võlgu, ei ole ma kellelegi halvasti öelnud ega vastupidi. Mind on poliitika paelunud juba keskkoolist peale, olen seda praktiseerinud korralikult. Kogemus on Viljandi linnavolikogust 10 aastat ja nüüd siis uuele ringile. Ja poliitikas mind just huvitabki kohalik tasand, kuna kohalik tasand on kõigepealt inimesel kõige ligemal, kus saab päriselt midagi ära teha ja kus ka see tegemisel on tulem kohe näha. No nii, 10 sekundit on veel reservis, nii. Saate veel ühe magusa lause lõppu panna. Sellise, mis kohe vali ära veenab, siin vaadake vali juba täitsa juba muheda näoga. Ma siis enda kohta ei ütle, et valige siis naisi ja ärge valige neid homofoobe ja šoviniste. Nii, ja 5 sekundit on veel jäänud, nii, võib-olla Meeli tahab 5 sekundi jooksul veel mõne lööklause öelda.
lapsed on meie olevik ja tulevik, mitte ainult tulevik. No, täpselt 2 minutit. Valija, palun nüüd peegeldus siis, et siin oli selline üsna tummine, kui varem on räägitud kuidagi nagu rohkem erakonna keskelt, siis nüüd me saime kiidukõnet isiklikul. Ja mul on kahtlemata hea meel, et ma istun siin nii lähedal inimestele, kellel on pea külm ja süda soe ja kes on ägedad ja kellelegi võlgu pole. Et selle vastu mul ei ole midagi, aga need valimised on selline nagu tiimisport, eks ole, et teie olete ühed jupid sellest tervest nimekirjast ja kui ka teie valituks ei osutu, siis minu hääl teile ju võimustab kedagi teist selles samas nimekirjas ja sellepärast mina olin natuke nagu pettunud, et ma kuulsin väga vähe selle kohta, et mida ma siis saan. Et ma tahaks loota, et paljudel kandidaatidel on see pea külm ja süda soe ja seda nad vähemalt kõik ütlevad. Et selles osas ma tahaks nagu rohkem kuulda, et mis siis nagu saama hakkab, kui ma oma hääle teile annan. Palun julgelt nüüd saab täiendada, täiendas nii palju, et kuna meile ette antud 9 küsimusest 8 keskendus sellele sisule, et mida tahetakse teha, et siis see teid formaat, millega pöörduti, jättis ka lahtised otsad, et kas rääkida iseendast või rääkida parteist, et eks see ole nagu... Ei olegi piiranguid, see oli lihtsalt just, et see olegi nagu 2 otsaga, et ühest küljest me ju esindame siin suuremat kollektiivi, teisest küljest me räägime iseenda eest ja läbi selle oleme kollektiivi osad. Nii, kui tihti sa ikka iseendast saad rääkida niimoodi auditooriumi ees ja kiita ennast. Aga jah, tegelikult kõige lihtsam ongi ju lubada. Tegelikult ju selle perioodi lõpuks sa pead ju vaatama peeglisse ja ütlema, et mis siis nagu tegelikult ka ära tegid. Hästi. Hakkame siis päris küsimustega peale. Teie valimisprogramm oli kõige esimene valimisprogramm, mis üldse avalikuks sai Pärnus. Ja minu jaoks on kõige suurem, kuidas see teil valmis? Räägi, kuidas te tegite oma valimisprogrammi? Me alustasime, ma arvan, umbes aasta tagasi sellise mõttega, et just nimelt selle kuidas mõttega, et kuidas läheneda. On erinevaid viise, võib ju kirjutada internetti ja küsida, et mis on oluline, võib kõike omast tarkusest teha, aga me lähtusime sellest, et lähme küsime erinevatelt sihtgruppidelt, mis neile kas Pärnus meeldib, ei meeldi, mida nad tahaksid, et siin tehakse teisiti, mis on hästi, mis vajab kiitmist, mis vajab jätkamist. Ja nii see protsess meil kestis kuskil aasta algusest kuni maikuuni. Kes need sihtrühmad olid? Mind praegu jääks abstraktseks. Sihtrühmade esindajad, ütleme okay, siis. Me käisime läbi kultuur, sport, tervishoid, eakad, keskkond, koolijuhid. Ma tõenäoliselt on kellegi nimetamata. Ja siis ühel hetkel, kui meil olid need mõtted koos, erinevad kätked nendest vestlustest, siis järgnes süntees, eks ole. Istusime oma keskis maha ja panime need siis ühte loogilisse dokumenti, millele järgnes loomulikult veel erinevaid voore oma keskis pluss tagasisidestamine, kus siis ka inimesed, või ütleme siis erakonna liikmed, kes kandideerivad, said oma mõtteid, mis neil väga südamelähedal on ka kirja panna. Ma pean küsima selle küsimuse, sest ma arvan, et niikuinii mõni saatekülaline küsib, niikuinii käsite ainult oma parteikaaslaste käest küsimas. Kas oli ka, ütleme väljaspoolt, et ütleme, kelle käest käisite küsimas, olid ka teised koolijuhid? Mina olin see, kes käis põhiliselt küsimas. Sina oled põhimõtteliselt aju seal tagasi, jah? Ma nii ütleks, meil on ikkagi üks kõigi ja kõik ühe eest. Tagatuba. Ei, tagatuba ka kindlasti mitte. Aga ega ma ei küsinud parteilist kuuluvust. Minul olid need enamus inimesed olid võõrad, ma nägin neid esimest korda. Ja võib-olla seal oli mõni Reformierakonna liige, võib-olla ei olnud, võib-olla mõni kuulus kuskile teise erakonda, ma seda ei kontrollinud teadlikult ja ma ei näinud ka põhjust nagu selles, et küsida inimestelt, kellel ongi teistsugune maailmavaade, et lõppude lõpuks me ju loome siin midagi ühist ja me peame seda üheskoos tegema. Kas ma saan õigesti aru, et kõik see nii-öelda see sõja ja kaitse värk, et see siis tuli ka nagu nende õpetajate ja kultuuritöötajate ja vanuritega rääkimisel välja, et nemad tahaksid, et siia tuleksid need NATO sõjaväeosad ja nagu kogu see pull tuli, ühesõnaga tuli kohalike elanike suust siis? Ei, see ei tulnud nende sihtrühmade juurest, mida sa nimetasid, et loomulikult kui kohtuda õpetajatega koolijuhtidega, siis kas ma saan rääkida? Jaa.
et siis nendele südamelähedasemad on ikkagi need teemad, millega nad igapäevaselt tegelevad. Aga mis puudutab, me alustasime ka selliste laiemate küsimustega, mis puudutab siis selline üldine tunnetus või mis on mureks või mis on nagu südamel, eks ole. Ja sealt paraku me oleme praegusel hetkel sellises faasis, kus turvatunne, ebaselgus tuleviku suhtes on alati meil kaasas, ükskõik mida me arutame. Ja sealt need mingisugused kiired loomulikult tulid, aga eks seda nagu ma ütlesin, et meil oli see esimene faas oli siis kohtumine sihtrühmadega, teine faas oli siis see, mis puudutas omavahel arutelusid ja seal tegelikult, mis puudutab seda kaitse ja turva poolt, siis me kohtusime riigi tasandil kõrgete vastava ala esindajatega. Kas ma tohin korra küsida, et mina tutvusin teie programmiga ka ja seal kohe kaitse juures oli kohe esimene lubadus, et teie toote siia väeosa ja ajateenijad ka. Ja oli veel sellises kindlas kõneviisis, et toote. Nii palju, kui ma mäletan oma kaitseväe asjast, et siis seda, kus väeosad on, seda määrab kaitseväe korralduse seadus määrusega valitsus, et teie ju seda volikogus tooma meile ei hakka, et kuidas see siis sisendina nagu kokku tuli? Kui me nüüd lähme mööda koksi, siis tegelikult omavalitsusel on väga selgelt piiritletud, mida saab teha, mida ei saa teha, mis on tema pädevuses, mis ei ole tema pädevuses. Mina olen oma erialalt või siis ma ei tea, kas nüüd eriala on, aga ütleme, ma töötan igapäevaselt lobistina. Mis tähendab seda, et minu roll on mõjutada teatud otsuseid ja seda rolli ma tegelikult pean ka väga tähtsaks linnavolikogu liikmetel või linnavalitsuse liikmetel või ka tegelikult pärnakatel laiemalt, kellel on vastavad sidemed, et ajada mingisugust asja, mis ületab tegelikult pädevuse piirid, kuid samas nagu kui seda veetilka sinna kivisse ei tilguta, siis sinna see auka ei tule ühel hetkel. Ja kindlas kõneviisis, eks seal on loomulikult ka seda, et valimisprogramm peab olema ütleme niimoodi, looritatud kindla kõneviisiga rohkem kui seda, et tõhustame, parendame, mis iganes muud. Ma ühe asja veel korraks täpsustada küsin, et mõelest väga õige, absoluutselt, et eks me ju siin peamegi oma asja ju oma trummi taguma ja oma Pärnu asju saama kätte, aga et kas riigikaitse on see, kus me siis peaksime Pärnu poolt lobistama, et äkki peaks usaldama neid, kes riigikaitset korraldavad ja kellel need ülesanded on antud, et mitte siis siit sudima, et kuulge, tooge ikka meile, tooge see väeosa meile, et las need otsustavad, kellel seda pädevust on. Nõus, aga samas on jälle see, eks ole, et kui selline idee peaks tekkima, et Pärnu poole see peaks liikuma, siis see mõte võiks olla ka siinpool kõlanud. Et loomulikult ei otsusta seda Pärnu linnavolikogu, ei otsusta seda linnapea ja see tuleb koostöös riigiga see otsus. Ja kui sellised mõtted kuskil liiguvad ja on mingisugune kaalukauss, mida on võimalik enda poole kallutada, siis seda tuleb teha. Kuulge, aga vähemalt teil on valimisprogramm erinevalt mõnest meie saatekülasest, kes ütles, et tevad ei hakkaks seda enne koostama, kuna võimule ei saa, et muidu on aega ja energiat kulutatud liiga palju. Kellele Reformierakond siin Pärnus üldse suunatud on? Kes on teie valijaskond, kelle nimel te pingutate ja kes te näete, et on see peamine kaalukeel? Siin on nüüd hästi lühikesed vastused. Jaa, muidu siin läheb. Sihtgrupp on kõik Pärnu elanikud ja kellele me seda suuname ennekõike kampaania raames on ikkagi see, kes ei ole otsustanud. Et ma saan aru, et kõige suurem kaalukeel on siis see sihtgrupp, et kui eelmisel aastal oli valimisprotsent kuskil 53, et siis ütleme see 47%, kes ei käi üldse hääletamas, et see võiks olla, ütleme, selle aasta valimiste kaalukeel. Eelmisel aastal, mis valimisi sa silmas pead? Eelmisi koove. Jah, no ütleme, pigem on see ikkagi see, et kes ei ole otsustanud, ma arvan, et valimisaktiivsus kui selline, selleks peab olema natukene rohkem indikaatoreid, et see märgatavalt tõuseks, et nüüd anda lubadus, et me kõik 47% toome valimiskastide juurde oleks nagu naeruväärne. Pigem on see need inimesed, kes on hetkel kahe vahel, kes ei ole otsustanud, kes on avatud kampaaniat, kes on avatud ideedele, et see on see kampaania roll, ükskõik millistest valimistest me räägime. Kas te midagi teete, et saada rohkem valijaid? Jaa, me oleme aktiivselt igapäevaselt väljas, me suhtleme sihtgruppidega. Nagu EKRE vanasti tegi jääsõnaga. Seda teile ette heidetigi, et et EKRE käis igal sellel laadal ja et oli nagu kogu aeg suhtles päriselt inimestele.
ma saan aru, aga ebaõiglane heita ette poliitikutele, et nad teevad valimiskampaania ajal valimiskampaaniat. Ei, ma ei tea, vastupidi, te olete välja tulnud, et pigem heideti teile seda ette, et te nagu ei suhelnud. Et EKRE oli igal selle koha pealt mul puudub Pärnus kogemus, ma omast varasemast kogemust võin öelda, et ukselt uksele koputamine, iga kord väljas olemine, nende häälte kindlustamine, keda sa tead, kes võiksid hääletada ja kes on kahe vahel, no minu pärast kas või see sama näide, et vaata, et sa ei unusta oma naabrimeest või naabrinaist viimasel päeval või viimasel nädalal. Et küsi tema käest ka, et äkki ta ei tea, et sa kandideerid, äkki ta ei ole veel otsustanud valida. Meil tahtsid täiendada selle? No jaa, eks ma olen siin ilus küll, aga võib-olla ma ütlen ka midagi, et ma erinevalt teist olen väga skeptiline selle valima tulemise protsendi juures seekord. Sest, et teie valijadki on juba arusaamatus olukorras, eks ole? Kas ta niigi suur on kui eelmine kord, aga jah, et pigem need, kes ei ole otsustanud, et nad ikkagi tuleks valima, siis tegelikult on küsimärk noored inimesed. Noorte inimeste valimas käimise protsent on ju üüratult väike olnud üle terve Eesti, et see asi ja siis ma julgen küll arvata, et mina olen küll selle kollase jopega käinud neid pannkooke küpsetamas ammu ennem seda, kui EKRE üldse pildile tuli, nii et kes siis nüüd kelle järgi kus käib? Repliik oli see. Võib-olla nende noorte puhul on nagu, meil on ju hea näide Jüri Ratas, kes võttis puupalgi õla peale ja tegi TikTokis reklaame ja ma nüüd täpselt ei tea, aga öeldi, et tema, ütleme, tulemuses noored mängisid päris palju rolli. Absoluutselt, see ongi väga keeruline, minul ei ole TikTok ja ma tegelikult ka ei lähe sinna. Ma saan küll aru, et see võib-olla tooks mulle mingisugused tohutud hääled, aga see on minu põhimõtete vastu ja mul oma lapsed ütlesid, et tegelikult ongi nii. Ema, kui sa ei ole TikTokis, sind ei ole olemas, aga jumid siis ei ole. Mu järgmine küsimus ongi, et jäsku ütleme selles mõttes, et me teame seda, et pensionär läheb nii valima, et võib-olla me peaksime natukene muutma, ütleme seda valimiskampaaniat, et jäsku kuidagi noortepärasemaks teha, et neid rohkem noori valima tuua, selgitada, et nende hääl loeb. Mis te sellest arvate? No tegelikult ega siis väga suur osa kampaaniast on ammu juba sotsiaalmeedias, eks ju, et koha peal käimine on hea tava, mis on kogu aeg olnud. Aga pigem mul tundub, et see lugu on ikka nõnda, et noored valivad noori. Et mina võin siin kohe varsti pensionile saava prouana arvata, mida iganes, eks ju. Aga kui see kandidaat on noor nende hulgast, veidi vanem, sama noor ei saa kandideerida, siis pigem on see, mis neid kõnetab, et meie oma Laura Kiviselg on ju kõige parem näide sellest, eks ju. Väga noor inimene tegi Riigikogu valimistel sellise tulemuse, millest me kõik võime ainult unistada. Et ma ei ole kindel, et selles kanalites asi on võib-olla lihtsalt üleüldse see nende soov poliitikas osaleda. Koolide tegemata töö, kui sa ei taha oma ühiskonna elus osaleda. Nii, kuulge, aga lähme... Ma tegelikult tahan küsida sellepärast, et me nägime kõik ju tegelikult, mis toimus viimasel volikogu istungil, et see oli, et siin ongi küsimus, et noored võiksid tulla, aga kui me näeme kõike seda, mis nagu volikogus toimub, et kas meie saame kuidagi muuta või et neid noorid sinna tuua, et öelda, et tegelikult on kõik okei. Mida meie saame muuta on see, et me saame muuta selle kultuuri, volikogu toimumise kultuuri ja veel kord küsitakse ole seda, et mis asja seal volikogus aetakse. Ja ma olen selles mõttes nagu Meeliga nõus, et kampaania korras me noori ei saa. Noori tuleb saada läbi mingisuguse mõtestatud tegevuse või tuleb anda neile ka põhjus, miks nad peaksid olema aktiivsed. Valija on meil juhtumisega ühiskonnaõpetuse õpetaja, oskab kindlasti selle teemal rääkida, miks noored ei vali. Valija täitsa mõtles selle peale, et mis siit meile ütles, et koolide tegemata töö, et see on huvitav, et koolipidaja valdavalt on kohalik omavalitsus, et mida siis peaks siis kohalik omavalitsus tegema ja te olete ju ka pikalt võimul olnud, et oleks saanud ju suunata oma koole, et ma tean, et on mõned maaomavalitsused, mis pööravad, Tori vald pöörab näiteks palju rõhku hobu majandusele, suunab oma kooliõpilasi hobustega tööle, et võib-olla siis Pärnu linnavalitsus peaks oma koolides nägema rohkem vaeva sellise poliitika ühiskonnaelu aktiviseerumisega, et kas see võiks olla midagi, millega te järgmisel korral, kui peaksite volikokku saama, tegelete?
No ma pigem arvan nõnda, et see on see ühiskonnaõpetus on see, sest poliitikat ei taha ükski koolipidaja oma kooli tegelikult tuua. Et neid selles mõttes kandidaate sinna oma kampaaniat tegema ei taha ükski koolipidaja näha minu teada. Aga mida see siis ühiskonnaõpetus, et see on juba riiklikult olemas, on ju, seda juba tehakse. Et kas siis Pärnu koolides on halvad ühiskonnaõpetuse õpetajad, tunde on liiga vähe või et mille taha siis jääb ja koolipidaja on ju linn, eks ole, et linn siis ju, miks linn ei taha poliitikuid, tehke igas koolis debatte. Vot, aga valija vastab siis mulle, et mis need lapsed seal tunnis räägivad, et kas nad lähevad valima või nad ei lähe valima, kui ei lähe, miks nad ei lähe valima. Et ma ei süüdista üldse ei koole ega õpetajaid, lihtsalt see huvi on nii leige, et ühelt poolt on hästi aga see seadus on ka nagu lühikest aega olnud, et kas ei ole muunagi mõelnud, et see nagu mõju ongi pikemaajalisem, et me nagu avasime selle võimaluse, aga mingit ettevalmistust selleks ei olnud. Aga võib-olla tõesti, siis meil on hästi veel. Nagu muutused ikkagi ei võtavad aega, eks ole. Ei, ma lihtsalt lõpetan selle mõttega, et mulle tundub, et ikkagi see leigus selle ühiskonnas toimuva suhtes, et 16-aastane, ta tegelikult võiks oma arvamust avaldada, aga ta võib-olla pole sinna veel jõudnud oma nende mõtete või kõigega. Ma võin eksida vabalt. Aga jätkame kohe heast kohast, on ju. Meil võib-olla teed otsa lahti sellega, et mis on need 3 asja, mida pärnakatel päriselt oleks vaja? Mis vajab muutmust? Sest kõik selle valimiste teema on, kõik tahavad muutust. Mis muutust Reformierakond tahab? Me tahame seda ka teada. Vot me seda arutasime omavahel ka, et need on tegelikult 2 erinevat asja, et mida meil kindlasti vaja on ja mis vajab muutmist, et mida meil kindlasti vaja on, osad nendest asjadest meil on tegelikult olemas ju. Ja ei, selles mõttes, et need asjad, mis meil on hästi, et meil on meri ja seda ärme räägi, jah, see on meil läbitud teema siin saates. Aga jäime hiljaks, jah. Selles mõttes, et poliitretoorika siis siin osad üritavad rääkida, et mis on hästi, siis, et mitte nagu kiita midagi, mis siin juba on hästi tehtud. Aga mis teie arvates vajab? No randel kaugelt tulnud. Natuke olnud, ma arvan. Selles mõttes ma olen nõus, et siin on nagu jällegi 2 tasandit. Üks tasand on see, mis inimesi muretsema paneb. See on turvalisus, heaolu, majanduslik toimetulek. Siin jääb ju sinu käsi lühikeseks volikogus. Jääbki minu käsi lühikeseks siin. Loomulikult jääb. Mida saab muuta? See on jällegi see, et kes kus nurgast vaatab. Mina olen pühendanud ennast näiteks spordi vaatamisele siin. Olen süvenenud natuke sellesse, kuidas on ei saa süvenenud sellesse, kuidas näiteks toetatakse linna poolt spordiklubisid. Nii, kuidas neid toetatakse siis? Väga keeruliselt. Ma nüüd peast ei oska öelda, eks ole, siin on 7-8 erinevad kriteeriumid, kuidas rahastatakse. Mis tähendab seda, et esiteks puudub selle rahastamisel fookus. Fookuses peaks olema see, keda treenitakse, ehk siis see laps. Teiseks on väga keeruline kontrollida, kui sul on väga mitmeid kriteeriumeid. Jällegi, tuues selle nagu ühistele alustele, muutub rahastus läbipaistvamaks ja lihtsam kontrollida. See tähendab seda, et selle asemel, et rakendada mingisugust keerulist süsteemi, mis koosneb 7-8 erinevast indikaatorist, minna üle pearahasüsteemile, nagu näiteks on läinud Tallinna ja Tartu. Üks probleem siis ühesõnaga spordirahastus on see praegu, mis esimene probleem, mis vajab muutust. See on minu jaoks, jah. Okay. Aga ma valijana, ma korra lihtsalt küsin, mis on minu arust väga õige lapsevanemana ka tundub see süsteem päris keeruline, pead kuskil midagi registreerima, siis see klubis saab midagi, kui sa unustad registreerida, siis su tasu on kallim. No ühesõnaga, aga mille taha see nüüd siis jäänud on, et teil on olnud mõnda aega ju seda süsteemi muuta ja timmida, teie olete ju saanud Pärnu linna juhtida, et miks seda siis meil varem ei ole olnud? Ma ei tea, miks ei ole varem olnud, mul on nagu hästi lihtne vastata selle. Randel ei ole pumba juures olnud. Randel ei ole olnud, aga Meri või... Aga nii palju, kui ma olen arutanud seda teemat, ma saan aru, et kellelgi ei ole ju sellist huvi, eks ole. Et jällegi, kui sul on 8 erinevast kriteeriumist koosnev keeruline süsteem, mis võimaldab, kuidas ma nüüd ütlen, peitmist ja võib-olla nihverdamist, eks ole, siis on ühel hetkel on see, et üks sügab ühe selga, teine sügab teise selga, sul on väga selgelt tekkinud mingisugused tutvusringkonnad, kes on
noh, ma ei saa öelda, et nagu sõltuvussuhtes, aga põhimõtteliselt see, et me ei saa ju midagi muuta, siis me teeme, siis on see oma, siis on seal see oma, siis on seal see oma, oot, ka see läheb meil täitsa tuksi enne. Aga tegelikult peaks vaatama seda, et noh, mida saab see laps konkreetselt ja kuidas seda süsteemi muuta selliseks, et see raha, mis on praegusel hetkel sporditoetuseks määratud, mis on ligi 800 000, et sellest saaks võimalikult palju kätte. Mul on kerge hüpotees, et selle 800 000 saaks oluliselt rohkem, kui praegu saab. Suurepärane. Urmas? Lihtsalt spordi koha pealt ma tean seda, et mida on kurtnud korvpalli, meie esindusmeeskond, on see, et linn nagu annab raha, samas jälle see, et kui võistkond läheb spordihalli harjutama, siis jälle võtab nagu tagasi, et kas spordialal on ka, ütleme, mingit lihtsust, ma ei ole nii süvenenud, ma arvan, kui sina, aga ma saan aru, et see teema minu meelest, see ongi tegelikult üks probleemi olemus. Selles mõttes, et kui linn annab esindusvõistkonnale raha ja siis ütleb, et esindusvõistkond ütleb, kuule, aga äkki me käiks seal saalis ka, et pange tuled põlema, et me mängime seal nüüd natuke, teeme trenni, aga see on ju ka kulu. Ja see tegelikult ei kajastu mitte kuskil. Et kõige parem oleks see, kui sul on väga ühene alus, kuidas saadakse tulu ja siis kuidas see klubi seda kulutab, on tema asi. Kui me paneme linna raha eest tule põlema, siis see on kulu. Nii, autopidamine võiks korras olla. Selja sügamisest ja tulede põletamisest tahaks nüüd ikkagi teise punkti juurde jõuda. Ma olen nõus sellest, mis see teine asi on, mis peaks Pärnus siis tuleb korda teha? Mis vajaks Pärnakas? Ma võin veel rääkida siis. Väike asi. Räägi veel, sest mina olen üldiselt rahul. Ma olen ka tegelikult rahul, aga selline hästi pisik asi. Ma sain parkimistrahvi. Rolleriga parkimise eest. Et ühesõnaga ise rumal, möönsin, rikkusin liiklusseadust. Nõus. Aga tegelikult läbi mõelda just selliste kergliiklusvahendite parkimiskohad, kaasa arvatud näiteks ka jalgratastele, et kui me tahame luua jalgrattateid, siis see ei koosne ainult ju jalgrattateedest, vaid see koosneb ka parkimiskohtadest, see koosneb sinna juurde kuuluvatest infrast, eks ole. Et see on asi, mida ma hea meelega võtaksin ajada, et kui ma selle trahvi sain, siis ma teadsin, et mitte see, et ma olen nüüd jube vihane ja hakkan vaidlustama seda, vaid pigem see, et kuidas seda korda muuta selliselt, et meil oleks minu sarnasugustel inimestel, kes sõidavad rolleriga või rattaga, rattaga ei saa muidugi trahvi, aga oleks palju mugavam ja teadlikum liikuda ja linn teeb selleks endast olenema. Praegu ma pargin auto koha peale ja minust on see rumalus. Jah, väga hästi, me oleme su Kuros saatusest parkimise osas ka kuulnud, aga kolmas punkt, mis siis oleks, või kas meili selle tahab öelda ei saa? Midagi ikka tahaks ju muuta või paremaks teha. Kui terve programm on teil ju seal. Terve programm on üks suur muutmine, jah. Ja kes siis muutus? Ma juba ennem olin natukene segaduses selle küsimuse peale pikalt mõeldes, sellepärast, et nii nagu ma korra mainisin, et minu meelest üldiselt meil ongi hästi võrreldes mõne teise kohaliku omavalitsusega. See on järgmine küsimus, kaks asja, mis on hästi. Et praegu proovime veel natukene nagu saada seda powerit või? Ja, et inimesed saaks aru, et kui nad teid valivad, on ja sest et kõik on siin lubanud, et nüüd tuleb ju, hakatakse pauku uut moodi tegema, kui see oli, et mitte käigukasti vahetus, vaid kogu auto vahetus või mis iganes see. Mitte käiguvahetus, vaid käigukasti vahetus. Tuleb. Ei, ma ei näe sellist kohta, mida ma siin praegu sirge seljaga ütleks, võt see on nüüd valesti, võt seda me virmist muutma. Ma lõpetan lihtsalt selle teise lause pigem sellega, et mina olen küll parkimisega väga rahul. Ei, ma ka. Ei, vastupidiselt, ma tahangi öelda, et mina, kes ma olen eluaeg elanud rannarajoonis, talunud aastaid seda parkimisterrorit, kauemaks magama jäid, autokoovist välja ei saanud. Nüüd ma olen nõus seda taluma, sellepärast, et ma tean, et selle minu talusest läheb mõni kopikas linnakassasse, millest saab midagi head teha. Nii, Randel tahab parkimist. Ei, parkimist ei taha rohkem. Kolmas punkt on pigem võib-olla selline suhtumine, et kui ütleme, töö käigus selgub, et midagi on valesti, siis oleks nagu julgus seda ka muuta ja seda ka välja öelda. Nii, mis näite peal seda räägib? Lihtne viimane näide, sama, mis puudutas seda toitlustamist lasteaedades. Nii. Ja mis siis oleks pidanud teistmoodi tegema? Alustada oleks võinud sellest, et asjalood on halvad. Keegi ei öelnud seda. Mitte keegi. Keegi ei öelnud, keegi ei võtnud vaevaks, võib-olla natukene tehti, aga ei võetud vaevaks, eks ole, seda arutada nende inimestega, keda see puudutab. Ja ma ei pea silmas lapsi, vaid lapse vanemaid. Lapsi ka oleks võinud kutsuda, küsida, mis te süüa tahate.
ja kui sa näed, et see süsteem Nad on tahavad vildakas, Mäkki minna. Nagu. Ei taha see 4-aastane Mäkki minna. Kui see süsteem on vildakas, et no siis kramplikult kinni öelda, näidata näpuga, et mina ei teinud seda tegi keegi teine ja see tehti üldse siis ja me lähme selle sama mingisuguse vildaka süsteemiga edasi, noh, tegelikult võiks olla ju selline suhtumine, et kui midagi on halvasti, siis me teeme peate koalitsioonipartnerist loobuma siis, et ei ole küsimus koalitsioonipartneris, noh, ma arvan ka seda, et näiteks, et olles nüüd natukene seda nuusutanud, et noh, ei ole olemas sellist asja nagu meie asjad ja teie asjad, et ei ole olemas Reformierakonna asju, Isamaa asju, ei ole olemas mingisuguseid vastutusvaldkond, või tähendab, on olemas vastutusvaldkond, aga need ei allu parteiliselt, see on üks linnavalitsus, kes sellega tegeleb, see on kõikide mure. Aga ennist ma sain küll aru, et on ju need, kellel on need, kelle käsi peseb kätt ja kes sügab selga ja ei saanud korda teha seda spordiasja, sellepärast et ma ei tea, seda on üritatud küldse. Okei. Aga mul tekkis tegelikult üks valijana üks nagu peegeldus, et mul oli nagu raske uskuda, et Pärnus on ainult nagu, väga raske on välja tuua asju, mida paremaks teha. Aga võib-olla siis ma pakun perspektiivi, et kui eelmistel kohalike omavalitsuse valimistel kõik erakonnad, kõik valimisliidud rääkisid sillast. Kõik ütlesid, sild tuleb ehitada, ehitasime silla valmis. Mis on see järgmine sild? Nende erakonnakaaslane tõi raha isegi ära, ta ütles, mina tõin. Lugesin, et keegi tõi ka raha kuskilt, okei. Aga et lõpuks, et mis on see järgmine sild, et ma ei tahaks nüüd arvata, et see sild ongi meie 100. projekt, et meil on veel 75 aastat minna, et äkki jõuame veel midagi teha, et mis on see, mida me järgmise 10 või 15 aastaga teeme? No, ülioluline on ikkagi ühendused. Kui me tahame, et meile tuleks uusi linnaelanikke, noori peresid ja haritud inimesi ja töökohti, siis ülioluline on ikkagi ühendused. Et praegu mina kristaalselt ausalt imetlen oma kolleege, kes Tartus istuvad rongi, sõidavad Tallinnasse, terve tee teevad tööd. Mina istun siin autorooli, terve tee vannun oma, et head keegi kuule on ja siis jõuan ka kunagi Tallinnasse. Noh, et ülioluline on, et sul on kiired ühendused. Ja sinna juurde siis see, et noh, see on jällegi, eks ole, riigi tasandi tegemised, aga ettevalmistus selleks, et need ühendused Pärnu linnas oleksid loogilised, saaksid loogilise jätku, eks see näiteks, et kui ehk mingis perspektiivis tuleb meile Rail Balticani, et meil oleks see ettevalmistus olemas, et need inimesed, kes Rail Balticuga kohale saabuvad, et need tuleksid, saaksid loogiliselt kesklinna, et noh, see linna planeerimine selles faasis. Üks asi, mida mina olen mõelnud, on ka see, et noh, me kipume ennast hästi mõtlema sinna põhjasuunas, on ju, et meil on Tallinn seal ja see on hästi oluline ja inimesed tahavad tulla ja olla, aga ma ei piiraks ennast üldse, et Pärnu on Riia õigusega linn ja Riia ei ole väga palju kaugemal, et see potentsiaal noh, kas või ütleme, mõttemänguna on täiesti tegemata minu meelest. See ei ole küsimus, see on lihtsalt mõttekäik, et kui me läksime nende lasteaedade juurde, et ütlen ausalt, olen viimased 5 päeva tegelenud samamoodi asja, mitte et see oleks minu mingi poliitiline manifest, mingi asi, vaid lihtsalt see, et mulle kõige rohkem tundub, et inimesed ei räägi oma vahel, et ongi see, et üks erakond on see ja nagu Meili ütleski, et kas või see Via Baltica on tegelikult teemad, mis peaks olema nagu parteiülesed, et ütleme selles mõttes, et nagu see, et lapsed tegelikult ju noh, ütleme, nad ei saanud korralikult süüa, et see keegi võtab nagu manti, et noh, võib-olla ütleme üks asi, millest puudus tunneme ja mida oleks nagu ütleme vaja muuta ongi see, et räägime oma vahel. Seda ma mõtlesingi tegelikult sellele. Mina küsiks selle kohta, mida ma olen käsin kõikide erakondade kes küsinud ja valimisliitude kes ka, kellega teie koostööle ei tee? Kes on nagu teie jaoks kindlasti, kellega te koostööle ei lähe? Kui on üldse selline osapool või te olete avatud kõigi jaoks? No, Randel ütle. Sa saad praegu siin punase joone teha niimoodi. Ma ei taha punast joont tõmmata kuskile selles mõttes, et ma jällegi, et ma ju tunnen väheseid, eks ole, et noh, hästi lihtne maailmavaateliselt kedagi kohe välistada, aga ma neid inimesi ju tegelikult ei tunne, et noh, kui oleks nagu minu valida ja ma saaksin üksi seda isiklikult kõike teha, siis ma loomulikult vaataks nende inimestele otsa, on ju. Aga noh, ka see, et mis on see ühisosa, mida soovitakse teha, mida mitte, on ju. See on nii ümmargune vastus, meil ikka vaja nimesid, on ju. Ei, no siis ei ole neid nimest ei ole, mina ei välista küll mitte kedagi ausalt. Et ERK ja EKRE on ka teie jaoks täiesti... Kui ma ütlen nüüd maailmavaldselt, siis ei ole. Jah.
maailmavaatest ei ole, mina ei pea paljusid asju õigeks, mida nad arvavad. Aga valitsemise mõttes? Aga kui me räägime siin seda, et millised need inimesed on, nende inimestega, isegi kui sa nendega ei tee koostööd valitsuses, siis opositsiooni klub samamoodi arvestada kõikide inimestega, kes on volikogus esindatud, tuleb rääkida, suhelda, et teha seda ühiselt. Me ei saa teha niiviisi, et need on lollid sellepärast, et nad kuuluvad EKRE-sse või ERK-i ja nad istuvad opositsioonis. Mina küll julgen öelda naiste rahvana keskealine pluss, et siis ma küll mingite inimestega ei oleks võimeline koostööd tegema. Aga kes need inimesed siis on? No see kogu see seltskond EKRE-st pluss see uus erakond, mille nime ma ei teagi natukene, kes oma väljendustega nagu on sügavalt piinlikkust ikkagi, et täiskasvanud meeste rahvas peaks oskama viisakalt ja intelligentselt suhelda naisterahvastega, vähemalt, ka meesterahvastega, ehk et kõigiga avalikus ruumis. Et minu jaoks on see punane joon, aga ma ei ole kindel, et ma olen see, kes oma kanna sinna niimoodi maha paneb, aga pigem nii meie erakonna vaates küll. Aga seda ma tahakski küsida, et kas te oma erakonna sees olete mingid otsused ära teinud, et kellega te siin koos asju otsustate, või kui ei ole teinud ja te olete avatud, mis minu meelest valijana mulle tundub päris hea plaan, siis kui sina ütled, et sina nendega koostööd ei tee, et siis äkki ma ei peaks sinu poolt häält andma, et annan siin naabrimehele, et siis tema on valmis ka nii võib, sest minul on selles suhtes küll, mul on väga sirge selge, väga kindlad põhimõtted ja need ei muutu. Kuulge, ma küsin võib-olla selles mõttes, et kuna, olgem ausad, selle aasta kõige põnevam valimistulemus ongi Reformierakonna valimistulemus, mille kõik, ma arvan, palavalt kaasa elavad, vahet pole, kas siis kirgliku vastastena või pooldajatena, aga kuidas te ise seda vaatate? Mitmele kohale te päriselt nagu lähete vastu või kuidas te näete, et te olete teinud selles mõttes hea triki värvates on ju praeguse linnapea, kes lumememmena toob oma hääled ju niikuinii ära, aga et mis te reaalne nagu ise see tunnetus on? Mis me neid kohti ikka loeme? Minu tunnetus on see, et on kui see Romeka üksinda saabki, ei, mitte nii. Et minu meelest on täiesti ette arvamatu praegu see seis. No meid jälle reitingud ikka räägivad midagi. No mina olen reitingute suhtes ka väga skeptiline, sest ja vanad sotsidki need hakkavad panevad täiega puusse vahest, aga ma arvan, et meil ei lähe halvasti. Aga millest selle kindlus? Suhtlemisest inimestega. Et ühesõnaga teile tundub, et see, mis nagu riigi tasandil võib-olla räägitakse, et te nagu ise tunnetate seda, et see ei ole nagu Pärnusse jõudnud. No mingil määral kindlasti on, lihtsalt ma ütlen nii nagu teid on mugav tüümitada, eks ole, sest absoluutselt, aga ma ütlen ka seda, et mitte kellelgi ei oleks täna olla kerge Eesti Vabariigi peaminister. Vahet ei ole, millisest erakonnast sa oled, mitte kellelgi ei oleks kerge seda teha täna. Ehk et see kriitika tuleks igal juhul siin. Aga ma võib-olla tahaks küsida, et siis okei, et rääksin peaministrist, aga teie siis esinumber on Romeka Kosenkranius. Ja, aga et kauaks ta meile jääb? Toletame, et võidate valimised, teil läheb väga hästi, saab tast linnapea, et Riigikogu valimised on siin 2 aasta pärast, et kas meil jätkub teda kauaks? Mina arvan, et Romeka Kosenkraniusest saab rääkida Romeka Kosenkranius ise. Aga te ei toonud teda siia, me nagu... Te ei toonud ja mina valijana, aga teie ju esindate seda kampa siin, eks, et mul on ju vaja teada, et mida ma ostan, et kas ma ostan koos Romekiga või ilma Romekita. Romek lubas ka ju tagasi astuda, kui sild valmis saab. Absoluutselt, aga tagasi ei astunud, on ju. Ja see poliitikas juhtub lihtsalt, et mõnikord ütleb midagi, aga pärast tegin natuke teistmoodi. Kui ma tellin bändi endale, ma tahaks, et Tanel Padari bändi tellin, ma tahaks Tanel Padar ka laulaks, on ju, et kogu ürituse ja mitte üritus Mina tahaks näha seda poliitikut, kes istub täna tooli peal ja ütleb täpselt nii on sellest hetkest selle hetkeni ja mitte midagi vahepeal ei muutu. See peaks ülijulge. Aga me oleme siin saates, me ikka tahame seda vaatajatele pakkuda sirge seljaga Reformierakonna kohalikke poliitikuid, kes ütlevad, et nii tuleb, nii me teeme, nii me lubame, mitte nii, et me tegelikult ei tea. Ega siis see, mis me teeme, ega see, mis me teeme, ei muutu sellest. Isik koosseisust ei muutu ju. Kui töö kvaliteet, Romeka Kosenkranius, kes on ilmselt linnapeana saab väga palju hääli ja see on nagu ju tavapärane, et lihtsalt kui ta ei jää nagu linna valitsema, aga tal on väga kõrge mandaat, siis et inimesed võib-olla ei valinud Reformierakonna number 2 numbrit linnapeaks.
Romecus and Cranius on ühest küljest minu meelest teinud väga ausa sammu, eks ole, öeldes seda Pärnu Postimehes kuskil seal aasta alguses välja, mis tema plaanid ja soovid oma poliitilise karjääri planeerimisel on. Valija teab seda. Markeerime siin kõva häälega ära, et läheb Riigikokku ära esimesel võimalusel. No päris nii see ei olnud, eks ole, et kui ta osutub 2007. aastal valituks, siis ta läheb Riigikokku. Et see on Reformierakond siit saadab ta nagu suure tõenäosusega ikkagi Reformierakond ei saa saata, sinna saab teda saata ikka enne kõike valijad, eks ole, et kas ta selle koha saab ja kuidas see paneme ta nagu sinna kuskile ikkagi nimekirjas ka kuskile, kus ta saab ikka. Ja selles mõttes, et valimised võetakse valimisringkonnas, Pärnumaa on üks ringkond, eks ole, ja väga suure tõenäosusega on Romecus and Cranius selle ringkonna juht, eks ole. Täitsa loogiline. Et seda ta on ju tegelikult öelnud. Võib-olla laiemalt vaadates seal, kas Romecus and Cranius läheb Pärnu jaoks kaduma? Kes siis linnapeaks saab? Ma arvan, et ei lähe. Kes siis linnapeaks saab? See on liiga vara. Te ei ole kokku lepid selle vahel? Mina lugesin, Irina tõesti ütles, et tema saab. Mina lugesin tema kodulehelt. Irina, okei. No nii, Randel, kumb info nüüd tõele vastab? Tahtsid ise saada hoopis? Mina ei taha linnapeaks saada, aga selge on see, et erinevatel inimestel on erinevad ambitsioonid, aga me ruttame minu meelest praegu sündmustest väga palju ette. Ei, meil on pika plaani saade siin. Pika plaani saade, kõigepealt peab Romecus and Cranius pärast valimisi olema linnapea. Ja see koht peab kuuluma Reformierakonnale. No seda meili ütles, et see kindlasti juhtub. Siis sealt edasi see pidi ära rääkinud inimestega. Sellised tegurid paraku on ka siin, eks ole, et meil ei ole mõtet jagada seda laskmata karu nahka. Ma täpsustaks, et see, et meil valimistel ei lähe halvasti, ei tähenda seda, mida teie väitsite. Aga mina arvan küll, jah, et Romecus and Craniusest saab linnapea. Mida see siis tähendab? Ma ei saanud aru, et... Ma nüüd parandasin kohe jutu lõpuks ära. Las ma ikka natukene sogame ka seda vett, et muidu läheb kole selgeks ja te tahate õudselt täpselt saada kõike teada, mis on 2 aasta pärast, 4 aasta pärast, 6 aasta pärast. Mina tahan valida, mul on vaja teada. Me oleme siin kohal. Kuulge noormehed, me oleme viimased 6 minutit teinud Romecus and Craniusele väga võimast valimiskampaaniat. Suurepärane, selleks me ju tulime siin. Minu arust mitte me üritasime tegema sotid selgeks praegu just. See oli saade Knopka praegu. Aga ma tahaks tegelikult minna edasi meie küsimusega, et mida Pärnu noored hetkel praegu kõige rohkem vajavad, et mis noorte jaoks jääb nagu puudu, et oma vaba aega hästi veeta, et kas või see, et ütleme, nad vahepeal käivad õppimas, tulevad tagasi, mis noored vajavad praegu? See oleneb nüüd sellest, kus maalt me räägime, eks ju, koolinoortel on ühed vajadused, noortel peredel on teised vajadused ja siis 16-26 on mis see noore määratus? 7-26 on noorsootöötajate seaduse järgi. 26 on see, et me peame sinna vahemikku ära. Jah, et koolilastel ütleme siis nii, et minu meelest Pärnus on päris hea haridussüsteem. Isegi see, et kohti jagu on hea? Kui sa räägid gümnaasiumist, siis ma ei ole kindel, et neid gümnaasiumi kohti ei jagu, sul võib-olla ei jagu kohta sinna gümnaasiumisse, kuhu sa ilmtingimata tahad minna. Ehk et see on see kandideerimise koht, see on hoopis teine jutt, et siin ju ka algklasside puhul ministeeriumil on oma seisukoht, et igast koolikatset tuleks üldse ära nagu lõpetada. Aga meil on korralikud huvihariduse võimalused, meil tegelikult on sportimisvõimalused, rahastus on üldse mingi muu teema, seda ma ei hakka piirdus on nii pikk. Et minu meelest koolihariduse puhul me võiks rohkem lõimuda, me võiks kasutada rohkem võtat, et lapsel peaks olema see temast lähtuv koolitee, mis ei ole ainult PISA-test, vaid ka kõik muud asjad. Tal peaks olema võimalus tegeleda nende huvidega, mis võib olla tema tuleviku elukutse. See on nii ilus ümmargune jutt on ja lubage ka midagi. Lubame, et sõidame samamoodi edasi hästi õige selge sihi poole. Väga hea, millal buss väljub? Buss väljub 1. septembril. Viia lapsed loodusesse. Buss väljub 1. septembril. Aga ei, ka tõsiselt, et mis noortel veel? Nagu see haridus on nagu, see on, kui me räägime ka noortest, nagu... Jõuame sinna ülikoolimaale välja, jah? No näiteks? No ma olen saanud aru, et on teemaks see, et kolledžis võiks olla uusi õppekavasid avada, mis võiks tekitada rohkem huvi. Mida täpselt ei oska kahjuks öelda, nii hästi ei ole kursis asjaga.
siis on, no see ongi seesama, et see, et noor pere siia tuleks, peab olema ühendused, sul peab olema kuskil elada, sul peab olema lasteaiakoht, sul peab olema koolikoht, sul peab nagu töökoht ka. Töökoht, just ma tahan selle, aga nii, aga see on hea küsimus, milliseid töökohti siis Pärnus Reformierakond toob, kui saate võimule? No tarku töökohti võiks tuua. Ei, see on hea ümmargune jutt. Nagu, aga räägime kuidagi konkreetselt, mis need nagu, mis need on? Mida siia siis tuua, mida realistlikult siia tuua saab? Lisaks sellele sõjaväebaasile, mis vajab ilmselt siis. No üks asi on see, et hästi paljud töökohad ongi meil täna üle veebi, eks ju, et sa ei peagi nagu ettevõtmist siia tooma. Et vaata, ja me jõuame tiiruga, kui me räägime töökohtadest sinna, et mitte minu tagahoovi, eks ju. Ehk et kui me tahame mingisugust töötlevat tehast või tööstust siia tuua, siis see vastuseis on nii suur, et noh, Koodjõhvi, mis iganes veel, mis on nagu pop, Koodjõhvi tahtis tulla kunagi. Tahtis tulla. Jäi see pooleli. Jah, aga tahtis tulla. Nüüd on Võrus. On ju, ma saan aru, aga mis siis tegemata jäi, et taas kord ju teie olite ju võimul, et kelle otsas me peame vaatama, kas koalitsioonipartnerite otsa natuke vist nii, jah, seekord. Aga millise koalitsioonipartneri taas enne me rääkisime, et ei ole ainult ühine asi, et ei ole niimoodi, et on nende asi, nii praegu tuli välja ikkagi, et on koalitsioonipartner mingitel juhtudel on keeruline leida üksmeelt, aga ma ei ole siin selleks, et kritiseerida kellegi teise tööd, aga peaks olema avatum igal juhul just nende uute tulijate, et ei tohiks karta mõnes suhtes ebapopulaarseid otsuseid. Ei tohiks karta vahest seda, ma ütlen omadele, et pane kand maha. Et sa ei pea kõigile meeldima. Minu meelest kõige valem asi, mis on see, et ma pean kõigile meeldima. Ei pea. Vahest tuleb teha otsuseid, mille tulemus ei pruugi olla sugugi tore. Hästi. Aga räägime kultuurielust. Mis kultuurielus vajaks? No me pikalt oleme oodanud seda kunstihoonet. Kelle seda vaja on? Tegelikkuses kunstihoone, kui ta on kunstihoone nime all, aga tema sisu, kõige olulisem asi, mis puud on tegelikult Black Box. Üks suur korralik Black Box Pärnu linna, sellepärast, et kunstikool iseenesest me leiaksime, ta oli nagu algselt projekteeritud, mina seda projekti näinud, et seal oli kunstikool, siis seal oligi üleval selline ala Koodjõhvi, mitu korrust, aga tegelikkuses meie kõige suurem vajadus täna on ikkagi korraliku Black Boxi järele, sest ainuke, mis meil Pärnus on Endla teatris, teater ise kasutab teda 90%, mis ongi normaalne. Nii, oota, kes nagu selle Black Boxi puudumise tõttu siis meile tulemata on jäänud või kellel meil tegemata? Väga paljud etendused ei saa tulla tänu sellele, isegi kontsertid ei saa tulla tänu sellele, et sul ei ole kusagil seda etendada. Ja see annaks veel võimalusi ka kohalikele näiteks huvihariduse mõõtmes tantsukoolidele teha tantsuetendusi näiteks. Meil on ka üle-eestilised projektid, kes soovivad teha koostööd, aga meil ei ole kuskil seda etendada. Et see. Siin on lihtne näide see, et sa ise bändimehena tead ka, eks ole, et enne kontserti on vaja teha proovi. Et kui näiteks kasutada Endla Black Boxi selleks kontserdiks, siis see eeldab proovi. Aga samal ajal on teatris proov. Järelikult sina proovi teha ei saa selleks, et teater on prioriteet. Et luua täiendavat seda võimalust, et kunagi üks Ameerika film, kus Kevin Costner mängis, et seal oli selles, et kui sa selle ehitad, siis nad tulevad. Et ega see natukene nagu sellisest lootuses on ka tehtud. Ja lihtsalt luua see täiendav võimalus. See on muuseas kajanud vastu mitmetelt vestlustelt siis sihtgrupiga, kes on siis kultuurivaldkonnas aktiivsed. Ja natuke vist on nii, et viimane 20 aastat me ei ole siia midagi ehitanud, mis on seos kultuuriga. Mina olen kultuurikeskus Mai taustaga. Suurepärane hoone, kus terve põlvkond kasvas üles, tegid muusikat, salvestasid muusikat, tantsisid, seal oli kino. Kas see oli õige otsus, et see krunt maha müüa ja see lihtsalt see käest ära anda või oleks pidanud, ütleme, linn jätma selle kultuuriasutuse ikkagi enda kätte? Ma ei ole 100%, ma olen küll inseneri tütar, aga ma ei ole 100% nüüd pädev selles mõttes hinnangut andma, et ma ei tea, mis olukorras see maja oli. Et ju ta ikkagi võib-olla oli nii palju siis amortiseerinud. Maja oli ehitatud tuumakindlaks. Et selles mõttes, et legend oli ju selles, et oli ju alumine korrus oli täiesti ehitatud niimoodi, et oleks tuumasõda tulnud, oleks partei ladvik viidud Mai kultuurikeskuse alla varju. No ütleme nii, et seal tegelikult neid samu ruumivajadusi, vaata, millest ma praegu rääkisin, see Black Box ja veel mingid muud, neid ta ei oleks nii ehk naa, nagu ei oleks ta selleks sobinud. Miks see peab munitsipaal Black Box olema? Mõgis küsin.
aga miks mitte? Aga miks mingi ettevõtja võiks tulla lihtsalt ehitada Blackboxi? Sellepärast, et vist ei tule täna. No. Aga äkki siis sellepärast, et ei, aga me räägime sellest, et me tahame toetada linna kultuurielu, eks ju, samas me tahame toetada noorte mingid tegevusi, et huub ei ole see, mis kõik ära nagu toidaks, et ilmselgelt, kui sa küsid nende, kas see sama bändi lugu kasvõi, sa ei pruugi ka kooli aulasse saada, et meil peaks olema mingi pind ja ma olen üsna kindel, et ka teater ise kasutaks seda uut, sest ka nemad ei mahu ära. Et ma arvan, et see on linna kohustus. See vestlus läks juba nii palju edasi, et ma tegelikult tahtsin öelda seda, et jällegi see sama selline nostalgiline mõtlemine, eks ole, et me oleme ühest ajastust ja tuleme selle Mai kultuurikeskusega, on ju. Täna on teine aeg ja teised vajadused ja soovid. Et meil, ütleme, selline, ma oleksin väga ettevaatlik selliste vanade nostalgiliste ideede ellu viimisel, mis ei vasta enam samas meil on neid ruume vaja. Seesama, et meil on vaja Black Box, ütleme, Mai kultuurikeskus oligi, ütleme, vaja oleva Black Boxi vanaisa, ma pakun. Vanaisa küll, aga mitte täna enam, vaata, seal on oluliselt teised vajadused. Selles mõttes, et me kunagi, eks ole, kündsime põldu hobuse ja adraga, on ju. Tänaseks on traktor, homseks on, või isegi mitte nii väga homseks on juba ise liikuv traktor, on ju. Et see aeg läheb edasi, et me ei künna enam hobuse ja adraga. Kuulge, 10 minutit on jäänud meie kohtumise lõpuni ja see on nagu see koht, kus ma annaks nüüd valijale sõna. Ta on nüüd 40 minutit kuulnud rammusat, poliitagendat, lubadusi, mõtteid, selgitusi. Mis tundega vaatab valija seda Reformierakonda siin? Ei, valija vaatab selles mõttes positiivse tundega, et mul on hea meel on olnud hea meel siin teie kõrval istuda, et mulle väga meeldis või minu arust oli väga sümpaatne just see idee, et me peame julgelt tunnistama oma vigu ja mul on selline tunne, et Eesti poliitikast, üldse poliitikast seda on palju nagu puudu. Et kui midagi on läinud kehvasti, ütleme selle välja, ei tulnud nii välja, kuidas me tahame ja ma arvan, et see on nagu väga vinge asi, mida teha. Teistpidi jälle, ma oleks võib-olla siis tahtnud, et natuke nagu avatumalt seda, et mis me siis viimase 4 aasta jooksul, mis meil on siis võib-olla ka tuksi läinud ja mida me nüüd kavatseme veel paremini teha järgmise 4 aasta jooksul, et võib-olla kui ma nüüd veel ei tea, kelle poolt ma hääletan, sest mul on veel mitu saadet teha, kuulan kõik teised ka ära, aga et võib-olla siis minu poolt sükse ühe küsimusena, et kui te saaksite võtta 1-2 asja, mis te tegite, teie saite teha, aga ei läinud nii, nagu te tahtsite, et mis võiks olla, mida te nüüd järgmise 4 aastaga parendate? No mina ei teinud, aga ma võin öelda... Oi, kui hea see oli praegu. Aga teie. Aga ma võin öelda selles mõttes, et iga sellise otsustamisega on ju tegelikult niiviisi, et me ju ei tea, kuidas lõppkokkuvõttes välja kukub. Et võtame selle sama parkimise. Ma tean, et see on nagu ära leierdatud teema, eks ole. Selge see, et seda korda saab ja peab muutma paremaks, eks ole. Aga kuidas? Ja kohe, aga ma lihtsalt tahtsin öelda seda, et ma tahtsin tegelikult tulla sinna juurde, et see otsus kõigepealt tehakse, disainitakse ta kuidagi valmis. Me tegelikult ei tea, kuidas ta 100% elus rakendub. No ikka teadsime küll. Teie abilinnapea retoorika oli väga selgelt, et see aitab, et inimesed hakkavad jalgrattaga sõitma, aitab parkimist vähendada, see oli terve rida argumente, millest ükski tegelikult lõpuks ju... Ja nõus, aga kui need eesmärgid on täitmata, eks ole, kas need eesmärgid on endiselt nagu pädevad? Kas inimeste jalgrattale suunamine, lihtsalt kas see käib parkimis, et kas see on see mõjur, mille pärast inimesed hakkavad jalgrattaga? Kas see oli see sama abilinnapea, kes kella keeramas ise seal teatri ees? Ei tea, seda ma nüüd ei olnud sündmus kohal. Ei, aga ütleme nii, et olles vaadanud seda parkimisteemat osaliselt kõrvalt, minu meelest nagu küsimus see, mis on hästi. Õige samm minu jaoks, mis tehti, oli see, et see parkimisest saadud raha investeeriti sihtotstarbeliselt teedesse. See on mõistlik. Teiseks on see, et mis minul ei puudu, mida ma ka tollel hetkel soovitasin mõelda, oli see, et mis on see suurem efekt, mida soovitakse sellega saavutada. Kas see on autostumise vähenemine, kas see on linnaeelarve täitmine, kas see on teede parandamine, kas see on inimeste jalgratastele suunamine, et need eesmärgid tegelikult tuleks ära sõnastada. Minu meelest see jäi tegemata.
või vähemalt ma ei lugenud seda kuskilt niimoodi avalikkusest välja. No ühele siin linna... Ütleme, see on see, aga mida ma tahan öelda on see, et kui me teeme mingisuguseid otsuseid, siis me ei tohi olla jäigad selles suhtes, et me neid mitte kunagi ümber ei vaata. Okei, see oli üks asi nüüd on ju, kahest, mida te Siimule ütlesite, aga mis see teine asi on, mis läks halvasti? See ei läinud halvasti. Mitte ei läinud halvasti, aga mis on täiesti normaalne. Ma olen 100% nõus, ükskõik mis plaaniga sa välja tuled, see on alati okei proovida teha paremaks. Mis on see, mis te tegite, mille üle te olete uhked, aga tahaksite natuke muuta? Nii kui meili meil mõtleb, ma ütlen lihtsalt, et mina eraettevõtjana tean, et näiteks, et kui ma teen 10 initsiatiivi, siis 9 ei vii mitte kuskile. 1 viib. Ja siis ka mitte niiviisi, et nagu kõik 100% õnnestub. Ei. Ja siis ma proovin uuesti. No ma saan aru, et see eksperimenteerimine võib olla nii-öelda valijate kannatuse hinnaga. Aga tegelikult on see, et ma pean endale tunnistama, et ma ei oska kõiki asju ette näha, et ma olen valmis muutma, olen valmis kohanema, tunnistama, parandama. No, inimeste käitumise juhtimine lihtsalt ongi väga keeruline teadus ja see on pidevas arengus ja nagu näha, siis Dostojevski lause inimene on saladus, kehtib endiselt. Nii, ja ju pole siiamaani lahti arutatud. Just. Ma ei ole olnud selle täitevvõimu juures nüüd nii otseselt, et ma küll olen olnud haridus- ja kultuurikomisjoni liige läbi aastate, et mul tundub sellise ärategemise kohta, ma ei oska öelda, mul tundub, et meil üks probleem, mis meil täna endiselt ikkagi on laua peal, mida Randel ka natukene puudutas alguses, on see spordikeskuse teema. Et see on nii hariduses, koolide, nii-öelda ka nende spordivõistkondade, et selle toimimine on täna probleem väga paljudel sihtgruppidel ja mul tundub, et see on see asi, mille peaks lauale võtma ja kuidagi sinna sisse uuesti vaatama, sest ühe käega sa annad raha, teise käega sa võtad selle raha jälle tagasi, eks ju, siis on erinevad tingimused tegelikult täna ka munitsipaal- ja erakoolidel nende ruumide kasutamiseks, et see on asi, millega peaks tegelema, sest see jäi mul ka kõige rohkem kõrva, kui me kohtusime koolijuhtidega, et kui kool ei saa õpilasi saata liikumistunniks spordirajatisse, sellepärast, et neil ei ole selleks raha ja nad kirjutavad kirjandi, siis see on vale asi, et me ju kutsume liikuma, mis meie põhiprobleem on täna lastel, eks ju, vaimne tervis ja siis me ei liigu ja siis me istume sinise ekraani taga, et kõik on omavahel seotud ja seda tuleb endal tunnistada, et kõik mõjutab lõppkokkuvõttes. Meil on olnud fantastiliselt 57 minutit, ma arvan, kõik on sellega nõus. Nüüd on, nagu mulle meeldib alati Eiko öeldud lause, et see on nüüd pisara kiskumise küsimus. Mis siis saab, kui te ei osutu valituks? Mida Pärnakas kaotab? Jälle on võimalus endast rääkida ülivõrdes. Et ma alustan sellest, et ma ei ole kunagi osutunud valituks. Mis ei tähenda seda, et ma oma meeskonnaga koostööd ei tee. Ja ma ei ole olnud volikogu liige kunagi. Mis on valesti? Mitte midagi. On väärikamaid kandidaate olnud meie nimekirjas alati ja ma ei tunne sellest sugugi puudust, mis ei tähenda seda, et ma ei teeks seda tööd, mida ma olen kogu aeg teinud. Ehk et laste ja noorte ja huvihariduse eest seismine, et kui meie lapsed on õnnetud, siis neil ei ole mingit tulevikku, ei ole mõtet meile arvata, et ma olen midagi hästi teinud. Et iga laps, kes on õnnetu või kellega juhtub õnnetus, see tähendab seda, et meie täiskasvanud oleme failinud ehk et ebaõnnestunud. Aga nüüd proovin küll sellest udust aru saada, et mis see Pärnakas siis kaotab, kui nüüd Reformierakonda ei vali? Reformierakonda ei vali? Jah. Ma just mõtlesingi, et erakonna mõttes... Jõuan sinna jutu algusse tagasi, et kui meie volikogu istungid on samasuguse kultuuriga nagu viimane, siis ma arvan, et meie linn väärib kindlasti kordades paremat. Võib-olla oli jälle ümmargu nagu oli. Ei, vastupidi, just läks konkreetsemaks. Nii, Randel? Ma alustan ka isiklikust, et selles mõttes nagu sarnaselt Meiligagi, et ju siis esiteks olid väärikamad kandidaadid, teised võib-olla ei endal midagi tegemata, kuigi ma püüan seda vältida ja selles mõttes need lubadused või asjad, mida ma olen välja käinud, sellega ma soovin edasi tegeleda. Tõsi, lihtsalt need võimalused on ahtamad, kui ei ole selle kõige suurema laua taga. Aga... Olete valmis opositsioonitööks? Ei, ma ei mõelnud opositsioonitööks, ma mõtlesin pigem seda, et kui mina ei osutu valituks. Jällegi see, ma arvan, sellise
räige opositsioon, koalitsioon, joone tõmbamine kohalikul tasandil suhteliselt väikeses omavalitsuses, Eesti mõistes suur, aga tegelikult väike, on lühinägelik, rumal ja ei ole meile mitte kuidagi kellelegi kasulik. Et võib-olla siis sellisest pärnakad jäävad ilmast ühest niimoodi täiskasvanust ruumist, kes on valmis avatult kuulama ja püüdma mõista seda, miks teine pool on sellistel seisukohtadel, miks ta püüab oma, miks on tema agenda selline, eks ole, ja kas meil on, sõltuvalt sellest, et nad on väga erinevad, kas me suudame kuidagi viisi käia ühisel teel, on ju. Et see on see ja jällegi, et mul ju tööd on ju, et siis jätkan sellega. Meil on loetud sekundid. Siim, ole hea, tõmba saade kokku. Ma üldse ei plaaninud, et ma pean seda kokku tõmbama, et ma juba sain peegeldatud. Minu meelest mul selles mõttes oli äge kuulata teie mõtteid, natuke rohkem konteksti sellele programmile, mis on. Ja mina nagu väga loodan, et see idee, et me peame tegema koostööd ja peame tunnistama, kui miskit läheb kehvasti. Ma arvan, et see idee juurduks ka teistel, ka siis, kui teie ei osutu valituks. Ma päris nii musta stsenaariume, ma arvan, ei arva, et peaks juhtuma. Aga kui ei peaks osutuma valituks, siis andke need head mõtted edasi, mis teil on. Anname. Suur aitäh teile ja edu sellel raskel teekonnal. Aitäh. Aitäh ka minu poolt ja ma ütlen, et selle saate puhul kõige tähtsam on see, et jäi kõlama see, et koostöö. Absoluutselt. Ja edu valimistel. Kena pühapäeva.